Agroturism kutsub Eestit avastama. Palun tule siia, mu sõber, agronaut Agu. Agu, sul on klaas. Eelmine kord andsid sina mulle õnge, millest ei tulnud midagi välja. Täna ma ulatan sulle klaasi. Selle võime kingituseks. See saime Uuesaaluse mõisaproua Aroonia Mustsõstra vein. See sobib hästi veiselihaga. Läheme külla Kuusiku tallu, Rooküla ja seal kasvatatakse Aberdeen anguseid. Kõlab nagu kombo. Nii et siis 2 agronauti vallatud, ei karda kingi tallata. Ma ei tea veistest ega sellest maailmast midagi. Väga põnev. Need on võimsad loomad. Võimatu on eksida. See on natuke hirmus. Ei ole. Kooriproov. Rünnaku signaal. Tere, perenaine! Pirgo angus, see on siis... See on mingisugune tõus. See on kõlab nagu mingi metal kitarrist. Angus ja angus. Aha. Pirgo angused aetakse meile siia ette. Nagu pidev kooriproov käiks. Ja, nad harjutavad väga hoolega praegu. Me tegime väikest eeltööd. Me teame, et see on Kuusiku farm Aberdeen anguste suur pesa. Just. Aga mis see Pirgo angus on siis? Pirgo angus on selline karja nimi, et kuna Kuusiku talusid on Eestis väga palju ja siis me leidsime uue nime, et mis oleks natukene atraktiivsem ja teistmoodi, mida kellelgi teisel ei ole. See on karja nimi, mitte ja, siis see selle karja tõu nimi, nimi. kuigi see on ka tuleneb ühest kohast, mis meil on siin kõrval on üks talukoht ja ühesõnaga selles sama põllu peal siin põhimõtteliselt ja see ongi selle koha nimest tulnud. Aga miks need, kes nad siis on? Vasikad? Need on nüüd vasikad ja nemad on sellel kevadel sündinud ja kuna need on selline... Aga miks nad seda rünnaku signaali puhuvad meile? Nad tegelikult kutsuvad oma emmesid, et neil on... Nad peavad meid emadeks. Ja nad tahavad tähelepanu saada, et kuna me nad eile võtsime emmede juurest ära, sellepärast et nendel on vanus juba sealmaal, et nad peavad hakkama saama ise omapäi ja lisaks lähevad... See on lehmakeeles ema! Ja just. Et siin on ka siis päris mitmed pullid, noored pullid, kes on sellised tõupulli kandidaadid ja kuna nemad lähevad jõudluskatsesse nii-öelda kasvama ja ennast teistega võrdlema, siis nendel on vaja teha teatud veterinaarsed protseduurid ja nad ongi siis siin valmis. Oota, aga lähme teeme neile siis ema pakume, aga kuidas me saame Te saate tööst maitse suhu, nii et meil on seal veterinaar ja minu lapsed on ootamas, et saate natukene saba hoida ja näete, mismoodi vettööd käivad karjas. Kuidas lehmal saba käib. See on nagu see kaevu see. Paneme teile kaitseriided selga ja sussid jalga ja... Ja ärme kibe kiirel töö ajal siis siin. See on kaitseriietus siis. See on siis emase veise. Tunnevad, need vasikad tunnevad niimoodi ära. Tunnevad selle järgi ära. Kuule, meil on... Eesti esimesed kosmonaudid. Estonaudid. Nii. Nüüd Tšernobõli film. Vaata, kus saad alla võtnud. Ema tuleb kohe. Nii. Ja ongi korras, saame tööle hakata. Oot, ma panen... Ja kõik on kaitstud. Nüüd siin ootel, et saaks need toimingud tehtud ja veterinaarne pool näeb meil ette täna sellised tegevused. Iga loom tuleb ükshaaval siia puuri. Ta peab siin seisma, siis me saame fikseerida ära tema kaalu. 274. Ja, kilod. Ja kõrvamärk läheb kirja, tema number, igal loomal on oma number. Need võtmehoidjad. Ja need väiksed võtmehoidjad, ilusad kollased, et nad on väga ilusad modellid, on kõik must loom, kollane kõrvamärk. Me saame endale ka need?
võib anda küll. Või me kaalume pärast ennast 2 peal ära, kas me saame vasika kaalu kätte. Kas läheb kaalu, jah? Jah. Nii, ja siis on fikseerime nende kaalu ja siis on vaja võtta nendel veri ja see käib siis, kui vanasti võeti vist veri kaelast, tänapäeval ikkagi moodsamad arstid teevad seda juba sabast. Aga et see loom nüüd kenasti paigal oleks, siis on siin puuril on selline värava nii-öelda pea fikseerimise koht, et me paneme ta siia kinni, siis ta ei saa edasi-tagasi liikuda ja on kerge seda saba käsitleda. Nii, proovime, mis ta tuleb kinni. Niimoodi. No tule. Hoppa. Nii, ja ongi kinni. Nii. Said kätte? Väga hästi. Vahesike. Loom on õiges kohas. Nii, Ja rohu. nüüd tõsta saba. No. Otse, hoia. Muidugi valesse kohta ilmselt panin. Seal on sabaveen või? Seal on sabaveen just. Aga sealt võtate proove nüüd vered. Jah, just. Et kas on ikka... nakkushaigused. Ja liputab saba, rõõmus veel. Tubli! Seda välja lasta. Rahu, mine. No. See on nagu rodeo. Jaha! Sepo, aga ma tahaks su ikkagi siia kutsuda, et proovime, mis tunne on vasikas olla. Mine sisse, võtame sul saba alt. Natuke saba. Jah. Nii. Ei ole hullu. Agu, jätta jälle. Minult siis saaks siit võtta. 11,5. Aga kui ütleme agroturismi raames keegi siia satub, kas ta võib siin ka talutöödes kaasa lüüa või? Jaa, igal juhul, et abikäsi on meil alati vaja, et meil käivad tihtipeale ka näiteks sellised noorkotkad ja kodutütred nii-öelda vanasti, kas see olid EPL ja EÜM ja sellised laagrid, et on käinud kive korjamas ja puid ladumas ja saab alati aedade aluseid niita ehk trimmerdada ja Väike töökasvatus. Väike töökasvatus, jah. Väga tore. Just. Kas te turundate ka kuidagi või te tegelete siis sellise karja tõuaretusega, müüte loomi hoopis? Sellel on tegelikult mitu eesmärki, et miks meile üldse loomad tekkisid, oli pigem see, et meil oli väga palju selliseid rohumaid, kus teravilja kasvatada ei ole nagu kõige mõistlikum tegevus. Ja said võetud esimesed lihaveised ja siis, et neid siis karjatada nende rohumaadel. Ja tänaseks on meil siis tõukari, müüme tõuloomi nii Eestisse kui ka väljaspool Eestit, siis nii emaseid kui isaseid loomi. Ja need loomad, kes siis väga tõuloomaks võib-olla ei kõlba, et kelle geneetikat ei ole vaja paljundada või siis ja ka vanad praakloomad, kes enam ei tooda vasikaid, et nendest saab siis lõpuks ikkagi liha ja müüme siit talust ka otseliha otseturustusena. Selge, meil on kingitus ka teile kaasas pärast näete, aga nii et siis ma lugesin kodulehekirjaga pealt ka või sealt selle Kuusiku talu kohta, et pullispermat tuleb isegi Ameerikast, jah? Kuidas seda siis translatakse? Et see sperma on niisugune peenike kraam, et ta käib kõrre sisse, külmutatakse ära ja siis selliste suurte konteinerite sees tuleb ta partiidena, siis saadetakse üle maailma teda erinevatesse riikidesse ja Eestisse samamoodi, et Austraaliast, Ameerikast, Kanadast, kust iganes võib seda tellida. Nii et kari tõupuhas ja tugev püsiks, jah? Nii et sa siin nagu omavahel ei segune? Just, et kuna koha pealt Eesti on üsna väikene ja selliseid tõupulle on üsna keeruline osta, kes oleks ka väga head tõupullid. Et siis saab vaadata maailmas ringi ja tellida siis sellist spermat, millisel pullil on nagu väga head omadused. Aga me lähme toome siis heina. Jaa. Heina saab heinamaalt.
Sepo on roolis, hullu muna, sellise jõhkardiga. Piinlik asi juhtus. Meil ei ole heina peal. Me ei tee mingit check-assi, aga ma tõesti ei tea, kas on turvaline minna sinna pulli juurde. Okei, perenaine seal on. No. See on hullem kui karu hääl. Sepo. Keera see jope endal tagurpidi punaseks. Mine mets. Lööb hambad sisse praegu. Joo. Ma joone mul on samasugune must ja näe. Ei ole siin üldse punast. Ei ole punast. Ära näid. Joo, tubli. Kuule, aga päris. Mul on kananahk peal, aga mul on tegelikult see tõsine küsimus, et kui turvaline ikkagi meil siin olla on või on see ohtlik ka, et mida peaks võib-olla silmas pidama või? Ei ole ohtlik, et igas karjas võib olla selliseid olukordi, kus tegelikult loom on ju loom, et alati tuleb temast siis nagu selles mõttes sammu võrra eespool olla, et sa oskad nagu mõelda, kuidas ta võib reageerida või mis teha. Ja võib olla ka selliseid ohtlikke loomi, kes on natukene võib-olla tigedad, et need tuleb tavaliselt karjast võimalikult kiiresti elimineerida, ehk siis nende tigedad, et ma vaatan, teil on see punane jope, et see on siis legend, see punane värv või? Jah. Et loom seda värvi ei näe. Seda suhteliselt värvi ei näe. Loom ei näe, ma arvan, et keerame selle jope teistpidi ja testime kuskil rahulikuas. Härjale punast rätikut, siis see on müüt, jah? Mina härjale ei julge näidata, aga lehmikutele, ma arvan, näitame seda varsti. Toimus, seal on talle Nüüd on selge, kuidas lehmikut saab tuppa, üks. Lollakas tuleb siia oma ärritava värviga, noh. Ja lihtsalt lähevad ära. Kes silmis helgib tasadus ja leebus. Nii raske uskuda, et pull on lehma isa. Noh. Sepo lase oma sisemine lehm välja. Jälle üks õpetlik päev. Meil on külakost andmata. Nii. Sul on klaas ka kaasas. Anna meid selle Janele enne kui lubasin. See ei olnudki mulle või? No selge. Mis siis ikka? Ilus klaas. Üks õpetlik päev jälle selja taga. Jaa, aga mõne... Reisel, jah. Meil on külakost ka. Agroturismi raames me käime erinevates taludes või tootmistes
Saaluse. Uue Saaluse, jah. ja klaas ka teile. Ja, me ise serveerime seda. Teie talu tegeleb siis veise kasvatamisega ja Kogu pere on kaasatud, tööd on nii, et tapab. Ma saan aru, et kõik see algas sellest, et mees heitis naisele ette, tee ka midagi ja Jane sukeldus siis sellesse. ja see on üks õppetund meestele, et ärge kunagi oma naistele öelge, et tee ka. Et sealt see hakkas jah, et ma olin sinnamaani olnud vist umbes 15 aastat lastega kodune, teinud iga päev süüa, koristanud, pesnud pesu ja sinna kõrvale kaevanud aiamaad, kasvuhooned, kõik see oma söögi kasvatamine, tootmine. Ja siis ühel hetkel mõtlesin, et äkki ma tahaksin teha midagi muud ka. Ja kui siis öeldigi, et tee nüüd ka midagi, siis sai võetud Meile tundus, et ikka midagi. projekti kirjutamine ja saadud noortaluniku toetus ja sealt see asi lahti läks. Ja täna siis mu abikaasa ütleb mulle, et kuule, millal see asi ära lõpeb. et 15 aastat kodune ja siis järsku on pullid, veised, traktorid. Aga siis selle agroturismi raames pakub teie talu siis seda, et inimesed saaksid tulla siia teie juurde, et mida nad siis siin... Jah, eks tänapäeval on ju noorte hulgas, et palju nad sellest põllumajandusest teavad või kus see toit tegelikult toodetakse, et ikka arvatakse, et piim tulebki poest ja kõik sinna juurde, et meil saab siis jah näha, et kuidas seda toitu tegelikult toodetakse, et me kasvatame teravilja, kasvatame lihaveiseid, nii tõuloomi kui siis lihaks, et kõiki need töid, mis sellega siis kaasnevad, saab meie juures nagu koos meiega teha. Et inimene tuleb perega või lasteaiaga või klass või ma ei tea, või lastelaager või et tuleb siia teie juurde ja siis teie näitate, kuidas see käib ja pakute neile nii-öelda maatööd, ehtsat tööd. Mis need kõige mahukamad tööd siis selle veise kasvatamise juures on? Seal peab ka alati jälgima seda, et milline on see grupp, kes parasjagu siis tuleb. Ja aastaaeg ilmselt. Ja aastaaeg samamoodi, et talvel ei ole väga lihtne võib-olla leida sellist tööd, aga kevadest sügiseni, et sellised kergemad tööd ja milleks ei ole erilist luba vaja või väga suuri oskusi on just kivikorjamised näiteks, aedade parandamised koos siis juhendajaga, et loomad saaksid järgmisele karjamaale minna. Et trimmerdada on vaja, kes vähegi juba masinaga käpp on ja suudab käia 7 peni koorma saabastega, kanistrid vöö peal, kõik täis varustus seljas, maskid peas, jõudu on natukene, siis saab trimmerdada. See on korralik treening ka. Oota, aga kui on karjamaa ja veised söövad selle tühjaks, mida seal siis trimmerdada? Tuleb trimmerdada järgmist karjamaad, kuhu nad minema hakkavad. Et rohi oleks nii pikk, et karjuse traat on rohu sees. Sellepärast, et sellisel juhul see vool ei tööta. Ma mõtlesin seda karjamaad trimmerdada, sest kui loll ma ei saanud aru. See on siis selle elektrikarjuse all olev see rohi. Karjamaad ei ole mõtet trimmerdada, muidu ei ole süüa. Aga kus me praegu oleme? Täna me oleme metsarestoranis ja see on selline äge koht metsa sees, minu karjamaade taga ja tuttav Indrek siis toimetab siin, et pakuvad restorani teenust, niisugust metsarestorani täitsa väga rikkalikku ja väga head menüüd sellistele gruppidele, kes tahavad siis sellises vabas õhus nagu süüa. Kõik tooraine on kohalik, sealhulgas taimed, seened, siin menüüs on ka minu veiseliha. Et täna saame siis seda kõike proovida. Igaks juhuks ütleme siis, tegu on metsarestoran ja selle peremees on Indrek Leht. Seal ta on. Te olete väga tublid, jätkugu teil seda indu. Selles mõttes on lihtne toimetada, kui see töö on su enda suurim hobi. Eks hobidele oled ju tihti nagu nõus ka rohkem peale maksma või natuke rohkem tööd tegema, et sulle õnnestuks. Et kui sulle endale see meeldib, et siis saad nagu kergemini hakkama ka aeg-ajalt tulenevate tagasilöökidega. Kuldsed sõnad. Agroturism ikkagi avardab meie silmaringi. Kohtume nii paljude erinevate inimeste, töökate inimeste.